E4Fuel on teaduse ja innovatsiooniprojekt, mida rahastab Euroopa Komisjon. Projekti eesmärk on leida tehnilisi lahendusi CO2 ümbertöötlemiseks. Euroopa Liit tahab, et nende poolt rahastatud projektides oleksid seotud puhas teadustöö ning majanduslikud huvid. Sedasi saab uurimislaborites tehtavat tööd rakendada ka päriselus. Nii osaleb E4Fueli projektis 14 osapoolt, kellest üks on suur tööstuspartner ülemaailmsest terase- ja kaevanduskorporatsioonist. Projekti keskmes on idee, et kasutades elektrit, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest, CO2, mis pärineb terasetööstusest ning vett ja geneetiliselt muundatud baktereid, saab toota kütuseid autodele või lennukitele. Nüüd siis aga kuidas see toimib? Kõigepealt puutuvad CO2 ja vesi kokku elektriga ja muundatakse sipelghappeks, mida tavaliselt leidub sipelgates. Seejärel söödetakse sipelghappega geneetiliselt muundatud E. coli baktereid, kes elavad suletud anumas. Need bakterid on muudetud selliseks, et nad suudavad sipelghapet seedida ning toota sellest gaasilises olekus propaani ja isobuteeni. Gaasid eraldatakse ja muudetakse kütuseks, mida saab otse kasutada olemasolevates mootorites ja tehastes. Propaani omatavalisel kujul ning isobuteeni ja isooktaanina, mida kasutatakse lennunduskütustes. Bakterid jäävad edasi fermentaatoritesse ja jätkavad kütuse tootmist. Sedasi toodetud kütused on tavalised ning ei sisalda loomulikult mingeid baktereid. Kõik selle protsessi osad töötavad laboritingimustes nii, nagu peab. Aga nende kokkupanemine ühtseks tervikuks ja rakendamine suuremahulises tootmises on väljakutse. Ent miks üldse toota uusi kütuseid, mida seejärel põletatakse ja mille käigus omakorda CO2 tekib? Kuidas see taastuvenergia kontseptsiooniga sobib? Taastuvad energiaallikad on sellised, mille loodus suudab üsna kiiresti taastada, näiteks päikesekiirgus, tuul, vesi ja biomass, põllukultuurid ja puud. Neist saab elektrit toota fotogalvaaniga, hüdroenergiarajatiste ja tuuleturbiinide abil. Ka biomassist saab elektrit toota. Kõik need loodusvarad saab koondada vihmavarju termini taastuv energia alla. Nii et miks me ei võiks lihtsalt kasutada taastuvenergiat elektri tootmiseks ja kasutada seda otse elektriautodes? Elektriautod võiksid sedasi muutuda odavamaks ja populaarsemaks, ent lennunduses selline lahendus ei töötaks. Isegi pikemas perspektiivis ei oleks elektrijõul sõitvad lennukid toimiv alternatiiv. Ning muidugi kasutatakse fossiilseid kütuseid teistegi toodete või rakenduste valmistamiseks, näiteks igasugust tüüpi plastiku, tekstiilide ning isegi loomasööda. Siiski võivad mõningates valdkondades olla alternatiivideks biomass ja süsiniku taaskasutamine, näiteks bioplastid või biokütused. Tanklates üle Euroopa lisatakse biokütust tegelikult juba 5% ulatuses tavakütustele. Biomassi kasutamisel kütusena tekib ringlus, kus kogu eralduv CO2 läheb uue biomassi kasvatamiseks. Seega püsib CO2 tase õhus ühtlasel tasemel. Samas vajab biomass taastumiseks aega ja palju viljakat maad, mida ei saa samal ajal kasutada teisteks eesmärkideks, näiteks toidu kasvatamiseks. E4Fuel kasutab terasetööstuse jääkproduktina tekkivat CO2 ehk CO2, mis vabaneb söe ehk fossiilse kütuse põletamisel. Positiivne on see, et see protsess ei vaja täiendavat maad ning selle käigus töödeldakse ümber tööstuslik CO2, andes sellele ühe täiendava elutsükli. Sellegi poolest põletatakse protsessi käigus taas kütust, mille käigus paiskub CO2 atmosfääri. Oluline on see, et fossiilsed kütused on laialdaselt kättesaadavad ja küllaltki odavad. Neid kasutatakse tööstuses igat tüüpi transpordiks ning erinevate kaupade tootmiseks. Ent need ei ole taastuvad energiaallikad, mis tähendab seda, et ühel päeval saavad need otsa. Ning muidugi on see oluline saasteallikas ja kliimamuutust soodustav tegur. E4Fueli projekti ümber töödeldud süsinik ei ole veel turul, ent seda saab kasutada kütuste, plastiku ja loomasööda tootmiseks. Taoline tehnoloogia ei vaja toimimiseks suurt maa-ala. See taaskasutab tööstusjäägina tekkivat CO2, viies selle taaskorra ringlusesse, ent tegemist ei ole taastuva energiaallikaga.
Elektrit saab toota sellistest taastuvatest allikatest nagu päikese- või tuuleenergia. Biomassi kui taastuvat energiaallikat saab kasutada ka kütuste ja muude toodete valmistamiseks. Biomassi kasvatamiseks on vaja eraldi maad, mida võiks samal ajal kasutada toidu tootmiseks või bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Ent see meetod võib olla süsinikuneutraalne ja väga keskkonnasõbralik. Niisiis, milline variant on otstarbekam? Ja kas on oluline, mida selle abil toodetakse?